päevalüliti. Lülitume teemasse. Paralleelselt sügiseste lehtede värvumise ning langemisega muutuvad päevad üha lühemaks ning hämarikud hakkavad kattuma inimeste tihedamate liiklemisaegadega ehk tööle ja töölt sõitmistega. Sellega seoses võib ka õhtul töölt tulles ootamatult autojuhi ette sattuda mõni kits või põder, kellega hakata pidama põrnitsemislahingut. Tänases päevalüliti saates räägimegi sellest, mis sorti ebameeldivusi võivad põhjustada metsloomad, milline olukord valitseb Põlvamaa metsades ning kuidas hoitakse tasakaalu looduses inimeste kaasabil. Mina olen Priit Pokk. Põlva jahiseltsi juhatuse esimees Aare Veetsman märkis, et Põlvamaa metsadesse on eksinud üha enam hundikarju. Põlvamaal on küllaltki suur, on nüüd huntide arvukus ja mulle tundub, et hunditama hakkad mõjutama ka kitsede käitumist, et kitsed kogunevadki põldude peale ja majapidamiste lähedale, kus on oht väiksem. Minu andmetel on veel vähemalt 3 hundikarja, üks on siin Rasina piirkonnas, üks on Ilumetsa piirkonnas ja üks on Kõlleste piirkonnas. Ja hundide arvukus on tunduvalt suurem võrreldes eelmise aastaga. Ja samas on ka hundid haiged, siin meiegi nägime siin eelmisel nädalavahetusel oli täiesti kärnas, tahtis ka auto alla joosta ja samal päeval nähti 5-liikmelist hundikarja autode ees ja tükivad ka külad lähedustesse ja küladesse. Aga see huntide aktiivsus ilmselt sõltub sellest väga palju, et kuna katk on meil sead nagu ära võtnud, siis hundil oli, seapõrsas oli ju selline hästi kerge ja kättesaadav toitumisobjekt, aga nüüd seda ei ole ja eks nad siis avaldavad survet kitsedele ja põdravasikatele ja kindlasti koduloomad hakkavad ka surve alla jääma, kui asi niimoodi edasi läheb. 2 aastat tagasi Eestit laastama hakanud sigade Afrika katku järgselt tuli riigi poolt tugev signaal, et katku leviku piiramiseks tuleb metssigade populatsioon võtta kontrolli alla. Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil. Et kuna on selge, et need niisugused suuremad haigused, nakkushaigused, mis populatsioonides levivad, et sõltuvad palju selle peremeeslooma asustustihedusest, ehk siis antud juhul mida tihedamalt on metssigu, seda kiiremini ja jõulisemalt see katk levib ja seda suurem tõenäosus on, et seda nakatunud materjali on metsas palju ja et sealt kantakse seda edasi ka koduseafarmidesse, siis selle puhul, metssea puhul on nüüd katku tulles väga jõuliselt reageerinud riik, et kiiremini seda metssea arvukust alla viia ka küttimisega. Ja kui varemalt olid need küttimislimiidid nii-öelda soovituslikud rohkem jahimeestele, siis viimastel aastatel on olnud need riigi poolt nagu rangelt sätestatud limiidid ja muidugi selle kõrvale käib ka jahimeestele see teavitustöö, nii et jahimehed on selle koha pealt tublid olnud ja püüdnud kõigest vähest ennetavalt katkule siis seda metssigade arvukust alla viia ka. Aare Veetsmani sõnul on kohalikud jahimehed tööga hakkama saanud ning tänasel päeval Põlvamaal enam nii väga tihti metssiga metsades ei kohta. Jah, metsseaga on nii, et kuna praegult Keskkonnaameti peadirektori käskirjaga oli nagu välja toodud, et Eestis võiks olla 1,5 siga oli nagu 1000 hektari kohta, et katsuda seis sinna viia, et seda taudi nagu leevendada, aga Põlvamaa on selle taseme saavutanud ja ma isegi usun, et kohati on alla selle juba siga. Peep Männil tähendas, et hoolimata sellest, et jahimehed on tublid olnud, siis paratamatult see väga palju pole aidanud seakatku leviku vähenemisele. Võib-olla on mõnel pool see kiirus, jah, see katku leviku kiirus on vähenenud, aga tegelikult see katk levib või on levinud Eestis märksa kiiremini, kui jahimeeste võimekus seda metssigade arvukust alla viia on ja seda võis ka eeldada tegelikult. Nii et praegusel hetkel on ju Eestis ainult üks maakond, kus seda Afrika seakatku veel sees ei ole, see on Hiiumaa. Ja kui seal saaks nüüd arvukuse nii alla viia, et see on ainuke lootus, et Hiiumaal saaks veel ennetavalt seda arvukust alla viia ja seda katku levikut sinna või siis, kui ta juhuslikult peaks sinna sattuma, see katku viirus, et seal see levik edasi ei lähe üle kogu Hiiumaa. Et praegu on ainuke lootus veel Hiiumaal.
Küttimiskvootide paikapanemisel kasutatakse Eestis ulukiseeriat ning küttimismahud jaotatakse seejärel eri tasandite poolt laiali. Jah, et toimub ulukiseire, ehk siis iga aastaselt peamiselt jahimeeste kaasabil siis kogutakse andmeid ulukiliiki, näiteks küttimistatistikat, siis tehakse seiret, ehk siis hinnatakse nende arvukust, tehakse jäljelaendusi, need väga erinevad metoodikad on ja iga aastaselt siis meie asutus ehk siis Keskkonnaagentuur võtab need seireandmed kõik erinevad kokku ja hindame ära, mis suunas see ühe või teise liigi arvukus muutus on ja vastavalt sellele siis teeme ettepanekud küttimiseks ja sõltuvalt väga erinevalt rühmast. Meie teeme nagu küttimisettepanekud mahtude kohta maakonniti, näiteks suurkiskjate puhul lõpliku otsuse teeb Keskkonnaamet, kes annab siis jahimeestele alla küttimismahud. Sõraliste puhul on maakondades jahindusnõukogud, kes otsustavad ja jaotavad laiali selle küttimismahu ja väikeulukite puhul ei tulegi mingeid konkreetseid küttimisnumbreid. Lisaks talvistele jäljelaendustele tuleb loomade arvukuse hindamiseks tarvitada ka muid meetodeid. Üks seiremetoodika ongi näiteks talvine jäljelaendus püsimarsruutidel, ehk siis käiakse põhimõtteliselt igas jahipiirkonnas on üks, mõnes on ka rohkem, niisuguseid ulukiruute, 12 kilomeetrit pikad ruudud ja ühe korra käiakse läbi ja loendatakse selle ära kõik selle transektiga ristuvad jäljed ja siis me saame niisugused erinevate liikide kohta niisugused jäljeindeksid ja kui neid omavahel erinevaid aastaid võrrelda, siis me näeme neid trende. See on üks meetod, siis mida me viimastel aastatel kasutanud oleme, on ka näiteks pabulalaendus, mille järgi me saame hinnata jällegi peamiselt hirvlaste asustustihedust. Ja suurkiskjate puhul on veel eraldi metoodika, kus siis kaardistatakse aastaringselt kõiki nähtud loomi või nähtud jälgi. Jahimehed teevad seda tööd ja siis saadavad ühe korra aastas selle informatsiooni meile, kus me siis paneme need ühe suure kaardi peale, digikaardi peale kokku ja analüüsime ära, et palju siis neid erinevaid pesakondi oli. Ja muidugi see on küttimisinfo ka, et jahimehed iga jahihooaja lõpus saadavad jahipiirkondade lõikes siis arvuliselt, et palju nad ühte või teist liiki küttinud on. Puhuvad ka veel lisaks kütitud loomadelt nagu biomaterjali, mida me ka analüüsime, siis see puudutab ka jälle suuri loomi, suuri kiskeid ja suuri neid sõralisi. Üldiselt saavad jahimehed nendele ette seatud eesmärkidega ehk küttimiskvootidega hakkama. Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil. Enamasti, et kui me räägime suurkiskjatest, siis tegelikult me anname nagu maksimum lubatava küttimismahu, et päris lõplikult neid tavaliselt täidetud ei ole, et kuskil jääb ikkagi nagu mõned load üles, aga see ei ole ka väga hull, üldiselt on jahimehed nagu küllaltki hästi hakkama saanud. Mis puudutab sõralisi, siis põdra limiit tuleb ka küllaltki konkreetne ja üldiselt on põdralimiite ka ilusti täidetud, mõnel aastal isegi ületatud, sest põdra puhul on jälle, antakse nii-öelda soovituslik minimaalne küttimismaht nende jahindusnõukogude poolt. Et see on mõnel aastal ületatud ja kui me räägime metsseast, siis me teame, et see metsseal on praegu see katk üle Eesti käimas, enamas maakondades on ta juba üle käinud, nii et enne seda katku tulekut siis ületati neid küttimismahtusid minimaalseid, aga praegusel hetkel pruugita igal pool seda küttimismahtu metssea puhul täis saada, kuna sigu on lihtsalt kohati jäänud nii hõredaks, et ei ole võimalik seda täita. Põlva jahiseltsi juhatuse esimees Aare Veetsmann nõustus, et ka kohalikul tasandil on keeruline metssea kvooti täita, kui pole, keda lasta. Ega me oleme üpris hästi ka suutnud täita, mis puudutab nüüd põtra ja kitse, aga seakvoodi täitmisega muidugi me jääme raskustesse, sellepärast et taudem oma töö Põlvamaal teinud ja lihtsalt siga ei ole. Päevalüliti. Lülitume teemasse. Isegi kui küttimismäärasid ning loomade arvukust inimesed ei suuda kontrollida, siis vajadusel teeb seda loodus ise ning inimeste rolli ei maksa ka ületähtsustada. Kui ehk ainult siis pikemaajalise hoolimatuse korral. Peep Männil. Praegu võib-olla rääkides nüüd sellest ökosüsteemist, et tegelikult ökosüsteemi võib-olla see alaküttimine niipea veel mõjutama ei hakka, sellepärast et ökosüsteem on paindlik ja nüüd nii-öelda mingisuguse ökokatastroofini on nagu väga pikk tee. Et pigem palju varem tuleb ette see piir,
inimeste taluvuspiir ehk siis need nii suurkiskjad kui ka sõralised tekitavad kõrge arvukuse korral probleeme mõnele teisele majandusharule. Ma räägin põdra ja metskitse puhul näiteks metsakasvatusele tekitavad probleeme, suurkiskjad võivad tekitada jälle loomakasvatusele, karjakasvatusele probleeme, et ennem tuleb see piir ette, et see ökoloogiline probleem on palju kaugemal ja siis meil peaks neid ulukite arvukus nagu märgatavalt suurem olema. Nii et pigem kui mingit problemaatilist liiki kütitakse liiga vähe, siis hakkab suurenema surve nii-öelda teise huvigrupi poolt, ehk siis kas karjakasvatajate, metsakasvatajate, põllupidajate poolt, ja see sunnib pigem neid kvoote täitma, mitte mingisugune ökoloogiline mõju veel. Keskkonnaagentuuri 2016. aasta ulukite asurkondade seisundi ja küttimissoovituse järgi peaksid kõik jahipiirkonnad üritama küttida kõiki ulukeid sellises soolises vanuselises vahekorras, mis säilitaks asurkonna struktuuri võimalikult lähedasena looduslikule. Ka Põlvamaal hoitakse sel silm peal. Aare Veetsman. Jahimehed on püüdnud seda enam-vähem järgida, kindlasti pisikestel piirkondadel on väga raske vahepeal täita, ega siis loomad on liikumas ja tihtilugu on ju nii, et ühes piirkonnas on, ütleme, et on emasloomad ja on vasikad ja teises piirkonnas võivad olla jälle pullid, aga üleüldiselt Põlva nagu jahiseltsi keskmisena me oleme ikka enam-vähem läinud etteantud kvoodid on nagu enam-vähem saanud ikka täidetud. Ei ole nagu eriti probleeme olnud. Eks Põlvamaa populatsioon just põdra puhul ongi noor tollest, et küttimine on suht suur ja asurkond ei saagi nagu vananeda, nii et põdra keskmine vanus on väike. Kvootide määramisel võib ka ette tulla ootamatusi ning ettearvamatusi ning seetõttu valearvestamisi. Peep Männil. Tuleb teatud määral on ikka tulnud, et erinevate liikide puhul võtame näiteks sõralised, kelle arvukuse hinnangutes on päris palju kasutatud jahimeeste nii-öelda poolt antud hinnangulist arvu ja see võib teatud populatsiooni tõusu või languse perioodidel olla tegelikkusest mõnevõrra erinev ja kui neid kasutada, siis ja nende alusel kvoote määrata, siis nad võivad tulla kas siis liiga väiksed vastavalt või liiga suured ja selle tõttu võib olla see populatsioon teatud hetkedel läinud mõnes mõttes käest ära, et siin mõned aastad tagasi tõenäoliselt oli põdra arvukus tegelikult nüüd tagantjärele vaadates kõrgem, kui seda hinnati. Ja muidugi, mis asi veel näiteks, mis võib teha keerulisemaks seda populatsiooni arvukuse hindamist on kehvad lumeolud, et paljud need metoodikad põhinevad ikkagi nagu eeldavad häid lumeolusid, kus saab siis neid jäljeloendusi teha ja kui nüüd mõned talved siin vahepeal eelmine oli juba enam-vähem heade lumeoludega, aga 2 varasemat on olnud suhteliselt kehvade lumeoludega ja ei ole saanud õieti seda ruutloendust läbi viia üle eestiliselt, et sealt võivad need niisugused kerged vead sisse tekkida, et niisugust, selles mõttes ka see ulukite loendus ei ole niisama lihtne, kui nad liiguvad ringi ja on suhteliselt peidus ja neid nagu kokku loendada ei saagi. Et me saamegi anda mingisuguse hinnangu ja mida täpsem ta on, seda parem on, seda parem tulevad kvoodid, aga vahete vahel ikka on läinud natukene käest ära üldiselt niimoodi, et oleks nagu väga suures ulatuses valesti hinnatud ja määratud, et seda ei ole olnud. Eks siin ole päris palju erinevaid muidugi võimalusi ja nüansse, et teatud puhkudel ongi seda arvukust nagu raske hinnata oma käitumise tõttu. Võtame näiteks üks hundi, et hunt liigub hästi suurel alal ja seda arvukust nagu üle hinnata on hästi lihtne, et jahimehed sageli arvavad, et hunti on nagu märksa rohkem, kui ta tegelikult on just seetõttu, et ta liigub nagu hästi paljudes jahipiirkondades. Sellepärast ongi välja töötatud niisugused alternatiivsed metoodikad, kus siis jahipiirkonna piire ei arvestata. Üks keerukumaid näiteid liikide arvukuse hindamisel võib öelda, et on huntide puhul.
Kui jahimeeste hinnangut vaadata, siis kindlasti neid hinnatakse üle, nende arvukust hinnatakse üle ja kuna üks keskmine hundikari elab tavaliselt mingis 6-7 jahipiirkonnas ja reeglina elavad nad just ka maakonna piirialadel, nii et maakonna piirialadel on rohkem loodusmaastikke kui maakonna keskosas, nii et ja mitmed karjad elavad ka lausa näiteks Eesti ja Lätiga kahasse. Loomade arvukuse täpsel määramisel on samuti keeruline hinnata väikeulukite, nagu näiteks tuhkrute, mäkrade või kobraste arvu, ning ka seetõttu ühe põhjusena ei seatagi kvoote väikeulukitele. Väikeulukite puhul on väga keeruline üldsegi määrata nende absoluutarvu ja teine asi, et väikeulukite puhul on reeglina, suurulukite puhul on see jahinduse osa nende loomade suremuses kõige olulisem üldiselt. Palju suurem kui muud suremustegurid, aga väikeulukite puhul tavaliselt ei ole, et see küttimishuvi on väiksem jahimeeste poolt ja need muud suremustegurid, näiteks kiskluse poolt on märgatavalt suuremad, nii et küttimise osa on suhteliselt tagasihoidlik niikuinii. Et selles mõttes ei ole vaja ja kuna nad nagu väga oluliselt ei mõjuta ka teisi majandusharusid ja niimoodi, siis ei ole vajalik mingite numbriliste kvootide määramine väikeulukite puhul. Kui mõne looma arvukus hakkab lähenema ohtlikule piirile, tuleb paratamatult seada kvoodiks 0 piiri. Seda võib täheldada tänases päevas näiteks ilvese puhul, mille liigirohkus on viimaste aastate jooksul vähenenud. Peep Männil. Selles mõttes, et mida madalama arvukusega on jahiuluk, seda olulisem on tegelikult just nimelt kvoote määrata. Kui ta arvukus läheb muidugi väga madalaks, siis tuleb see kvoot lihtsalt 0. Et üks näide on selle kohta on ilves praegusel hetkel, et ilvese seisund oli siin pikka aega küllaltki hea, aga peale seda, kui 2009-2010 rasketel talvedel metskitse arvukus väga jõuliselt langes, siis ilvesel hakkas ka väga kehvasti minema, et ilvese toidubaas jäi väga nigelaks. Ja ilvese seisund on nüüd viimasel 3 aastal olnud kehva ja näiteks sel aastal on meie ettepanek 0 kvoot Eesti peale. Et populatsioon on kehvas seisundis, ei taastu piisavalt hästi ja kvoot on 0. Eelmine aasta me nagu planeerisime, et see tõus võiks olla juba oluline või märgatav ja eelmise aasta küttimiskvoot oli vist 19, kui ma ei eksi. Aga sel aastal, kui selgus, et see ei ole realiseerunud, ehk siis, et arvukus ei taastu piisava kiirusega, panime kvoodi 0 ja loomulikult see sõltub, kuna seiret tehakse igal aastal, siis igal aastal vaadatakse üle need kvoodid, suurulukite kvoodid ja sõltuvalt sellele võibki, kui ühe liigi seisund on väga kehva, siis ongi kvoot 0. Kohalikul tasandil aga ei saa just väga kurta ilveste populatsiooni osas. Aare Veetsman. Põlvamaal on ilveste populatsioon hea. Põlvamaal on jällegi minu andmetel on mitu ilvese pesakonda ja Keskkonnaagentuur on ise ka ju käinud neid vaatamas. Eelmiselgi aastal tegime jäljeloendusi ja on näinud, et on olemas ja Põlvamaal on kitsepopulatsioon väga hea, söödabaas on ilvesel hea ja tegelikult ilvese asurkond olenebki sellest, et kuidas läheb metskitsel, nii ka läheb mõne aasta hilinemisega või lüngaga läheb ka ilvesel, et kui on palju metskitse, siis 1-2 aasta pärast hiljem on hästi palju ilvest ka. Põlvamaa erinevate loomade arvukuse kohta oskab täpsemalt kommenteerida Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil. Siis peab võtma järjest liikide kaupa või et alustame näiteks põdrast, et põdra arvukus on Põlvamaal üldse olnud tagasihoidlikum või asustustihedus madalam kui Eestis keskmisena, ehk siis siin on põdra elupaiku tõenäoliselt vähem kui mujal Eestis aga ütleme, et see madal arvukus on küllaltki stabiilne olnud, nii et siin viimase 3 aasta jooksul suuri muutusi toimunud ei ole. Lähme edasi näiteks punahirvega, siis punahirv on peamiselt meil levinud suurtel saartel ja Lõuna-Eestist pressib peale, et Põlvamaal veel niisugust korralikku populatsiooni tekkinud ei ole, aga see trend kindlasti on positiivne ja lähiaastatel punahirve kindlasti Põlvamaale juurde tuleb, nii et eelmisel aastal siin kütitigi juba
mõned punahirved ka Põlvamaal. Metskitse arvukus on väga jõudsalt tõusnud ja metskitse populatsioon on väga heas seisundis Põlvamaal, et üldse see Kagu-Eesti oli ka selline piirkond, kus need rasked talved nii palju ei mõjutanud metskitse, et see arvukus jäi märksa kõrgemale tasemele kui paljudes muudes Eesti piirkondades ja selle tõttu on ka ta taastumine ja praegusel hetkel märksa kiirem olnud, nii et metskitsel Põlvamaal läheb juba väga hästi ja tõenäoliselt tuleks seda küttimist märgatavalt suurendada, et hakkavad tekkima kindlasti õige pea need probleemid ka metsakasvatusele. Metssigade arvukus kukkus siin eelmise aasta, 2005. aasta teisel poolel päris jõuliselt Aafrika seakatku tõttu ja Põlvamaalt on seakatk üle käinud, nii et see asustustihedus on kindlasti väga, väga madal kogu maakonna ulatuses. Karu arvukus Põlvamaa on niisuguse piiriala peal, ehk siis Põlvamaast põhja pool on karusid hästi suhteliselt, aga Põlvamaast lõuna pool, siis Võrumaal ja ka Valgamaal karusid praktiliselt ei ole, nii et Põlvamaa karude arvuks on niisugune suhteliselt tagasihoidlik ja küllaltki stabiilne, pigem on näidanud siin kerget langustrendi isegi viimastel aastatel. Ja hunt kõigub muidugi üles-alla niimoodi, et ega siia Põlvamaale üle 2-3 hundipesakonna, kusjuures nad puudutavad kõik ka siis naabermaakondi. Et siin võib kõikuda 1-3 pesakonnani ehk siis karjani Põlvamaal. Et ta niimoodi kõigub üles-alla vastavalt sellele, kui neid rohkem tuleb, siis saab jälle rohkem küttida, neid lubada. Kui neid vähem on, siis vähem, nii et see on niimoodi kõikunud ja ilvese arvukus on madal igal pool Eestis ja ei ole ta ka Põlvamaal midagi head, kuigi trend on positiivne, parem kui Eestis keskmine igal juhul, et seal on toidubaas on parem metskitse näol ja ilvesel peaks ka paremini minema kui mujal. Need ongi suuremad liigid. Kui võrrelda Eesti keskmisega, siis Põlvamaa just paljust silma ei paista. Põlvamaa selle koha pealt ei paista millegi erilisega silma. Et kui me räägime näiteks koprast, siis kopra arvukus on kõrgem pigem Põlvamaast lõuna pool, ehk siis Valga ja Võru maakondades. Neid võib öelda, et seal on kõige rohkem kobrast. Jah, ütleme, kui metskitsest rääkida, siis Põlvamaa võib olla metskitse koha pealt praegu üks tihedamini asustatud maakondi, võib-olla Valgamaaga koos. Ütleme, et kogu see Kagu-Eesti regioon on, kus on metskitsi kõige rohkem. Aga teiste liikide koha pealt ei paista Põlvamaa eriliselt silma. Päevalüliti. Lülitume teemasse. Metsloomadega, eriti veel suurulukitega, kaasnevad ka eri sorti kahjud nii loodusele kui inimestele. Näiteks põder, metskits, hirv tekitavad metsakahjustusi noortes metsaistandikes, süües ära siis neid noori puid, mida on istutatud, kärpides neid korduvalt nii palju, et need puud võivad hukkuda või nende kasv võib kõvasti aeglustada. Ja see tähendab siis seda, et selleks, et sellest noorendikust mets kasvaks, tuleb näiteks metsameestel, maamanikel nagu taas istutada juurde näiteks või siis rakendada mingisuguseid tugevamaid kaitsemeetmeid. Samamoodi suured probleemid varasemalt olid põllumajanduse ja metssea vahel, et metssead päris olulisel määral sõid ära, tallasid maha viljapõlde ja sellega siis oli hektari saak märgatavalt väiksem, kui ta võiks olla ilma metssigade kahjustusteta nendes põldudes ja suurkiskjate puhul on peamiselt hunt ja lambad, ehk siis hundid murravad lambaid, kui neil võimalus tekib, kui lambad ei ole korralikult piisavalt hästi eraldatud hundielualast aedadega siis ja karude puhul on mesilad, mida siis karud lammutama kipuvad teinekord. Et need on need põhinäited. Väikeulukitest võib-olla tuua kobras, kes ka teatud tingimustes elades näiteks kuskil kuivendussüsteemides uputab seal üle
teeb oma tammid ette, vesi tõuseb üles ja ujutab üle mingi metsaosa, kus siis mets võib hukkuda ja jällegi metsa omanikule nagu saamata jäänud tulu sellega seoses. Ja võib-olla kobras on vast ainuke, kes võib tekitada ka teatud kohtades probleeme ka teisele elustikule tegelikult, et näiteks ebapärlikarbi jões on kopra tegevuse tulemusel tammitamiste ja nende tulemusel hukkunud suur osa ebapärlikarbi populatsioonist ja samamoodi näiteks koprad teatud forellijõgede ülemjooksudele oma paisutamisega sulgevad siis ligipääsud kudemispaikadele lõhedel, et võib-olla jah, kobras on oma tegevusega kõige rohkem teatud konkreetsetes kohtades siis mõjutanud ka seda nii-öelda ökosüsteemi. Põlvamaal pakub peavalu eriti just üks loomalik, mis noortest metsades palju järele ei jäta. Põlva jahiseltsi juhatuse esimees Aare Veetsman. Oleme Põlvamaal sellega tegelikult suhteliselt keeruline olukord meil põdrakahjustustega, kuna metsades on see raiumisintensiivsus on ka suur ja hästi palju on neid noorendikke ja eriti kui haavanoorendikut nüüd tehakse õredamaks, siis on seda põtra vähe või palju, siis tema läheb sinna noorendikku ja tõmbab need puud valgeks ja meil on tegelikult fikseeritud Põlvamaal põdrakahjustusi ja isegi jahimeestel tuleb hakata neid osaliselt kinni maksma neid kahjustusi. Metskits on teine, kes tükib männinoorendikke kahjustama ja ka kuuse noorendike peal ka. Et just need, mis on nii külvit on, et oled näinud kunagi aastaid sellist männikülvi, mis oli nagu niidetud täpselt pealt kõik ära pügatud. Et metskits on ka päris, kui arvukus on suur, siis ta jõuab päris palju kahjuda. Tean mul enda Rasinajahi piirkonnaski meil on siin õige mitmetuhandeline kahjunõue RMK-le, mis meil tuleb ilmselt tasuda, lihtsalt noorendikud on ärrikutud. Et see on nüüd, kuna lepinguline vahekord on RMK-ga ja seal on fikseeritud, et kui kahjustused tekivad ja siis tuleb see, kultuuri uuendamine tuleb kompenseerida. Sellest oli meil jutt ka täna Eesti jahimeeste seltsis just nende kahjustuste osas, et me jahimehed nagu tahaks, et lehtpuu ei oleks kompenseerimise jaoks tollest, et kui ikkagi haavanoorendike on ju väga vähe tegelikult ja kui see olemas on, siis põhitoit põdral on ju paju ja haab ja ta läheb ja sööb seal, et kui neid on ka 1, 2 või 3 ja kui ta sinna sisse saab, siis ta kahjustab selle ära, et see arvukus ei peagi suur olema, aga loom tahab ikka süüa. Sügiseti võib teedel märgata palju nii surnuid kui ka kiirelt üle tee silkavaid loomi. Aare Veetsman siiski märkis, et see sügis ülemäära eriline õnnetuste poolest pole olnud. Ma ei ütleks, et nüüd viimane kuu eriline on, aga nädal aega tagasi minagi pidin ühe Tartu-Räpina maantee pealt ära üles korjama, et oli jäänud auto alla. Ja neid ikka jääb kitsi, põhiline ikka kits, mis jääb auto alla. Arva ka mõni siga ja põtradega ma sellel aastal nagu ei teagi praegalt, vähemalt minuni ei ole jõudnud, et Põlvamaal nagu oleks põder auto alla jäänud. Hiljutise uuringu kohaselt oli teedel hukkunud loomadest 90% suurulukid. Seda küll registri alusel ehk teadete põhjal. Aare Veetsman sõnas, et see osakaal tundub väga petlik. Eks neid auto alla jäämisi on üpris tihti, aga nüüd, et suurulukite hulk on nüüd suurem kui väikeulukite oma, siis mina sellele natuke tahaks vastu vaielda tollest, et väikeulukid tegelikult keegi nagu ei registreeri ära. Et jahimehed ei pea tegelema väikeulukite tee pealt korjamisega, et sellega nagu tegeleb Maanteeamet ja neid ei fikseerita ära, et kui me näeme, siis me muidugi korjame nad ära, aga tihtilugu, ja need ei lähe kuskil nagu eriti kirja, nii palju kui jahimehed ise märgivad. Aga suurulukite osas, jah, eriti metskitsedega nüüd, kui ööd pikemaks lähevad ja on sellised, õunaaiast ja majapidamiste lähedal, siis kitsed tahavad seal väga käia. Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja Villu Lükk oskab seletada, miks statistika siis valetab. Ma kõigepealt võib-olla peaksin tegelikult täpsustama seda protsenti, et kõigist loomaõnnetustest juhtub 90% suurulukitega, et tegelikult see uuring, mis meil nüüd läbi viidi ja käsitles aastaid 2009–2013, see baseerus Keskkonnainspektsiooni valvetelefoni teadetel ja sealt siis tulenevast informatsioonist,
ja sinna teadetesse või sinna telefonile teadatakse peaasjalikult suurulukiõnnetustest, et väga väikene osa väikeulukite õnnetuste teateid tuleb sellele telefonile, mistõttu see osakaal kõigist juhtunud õnnetustest oligi kuskil 10%, et tegelikult võiks arvata, et neid väikeuluki õnnetusi juhtub oluliselt rohkem, sest et kui sügisesel ajal või suve lõpuperioodil Eesti teedel ringi sõita, siis ju näeb väikeulukeid, kes on teedel hukkunud päris ohtralt ja võiks küll arvata, et neid isegi juhtub võib-olla mõnevõrra rohkem, aga jah, nii-öelda meie uuringusse jõudsid siis nii-öelda need teated nende ulukite kohta, mis siis tulid läbi Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile saabunud teadete kaudu. Ja jahiperiood tõepoolest on see periood, kuna neid õnnetusi ikkagi kipub kõige rohkem juhtuma, aga see ei ole mitte ainuüksi nüüd sellepärast, et on jahiperiood ja loomad on ärevile aetud, vaid siin lisandub mitu olulist faktorit, et praegust on just ka suurulukite jooksuaeg, mis siis nende liikuvust oluliselt suurendab. Nad on mõnevõrra ka tähelepanematud kõige ümbritseva suhtes, on kontsentreerinud oma tähelepanu liigikaaslastele ja seetõttu satuvad rohkem teedele. Ja oluline asjaolu on ka see, et tegelikult praegused tipptunnid liikluses, nii hommikune kui ka õhtune, satuvad just sellisele perioodile, kui on ämarikuaeg, kui on loomade liikumine suurem, aktiivsem, aga samas siis jah, need nähtavustingimused on halvemad, et võib-olla siis kõigist nendest komponentidest kokku tuleneb see, miks siis sügisperioodil neid õnnetusi kõige rohkem maanteedel juhtub ulukitega. Aga kuna statistika näitab, et aasta lõikes üldiselt tuleb 2000 kuni 2500 teadet, et see on praktiliselt igapäevane, et ikkagi teatatakse ja õnnetusi juhtub, et kindlasti on ka sellel sügisel olnud neid õnnetusi. Kui väikeulukite puhul on keeruline öelda, kes kõige rohkem teele ette satub, siis suurulukite puhul on see selgelt metskits. See on tugevalt sõltuvuses loomapopulatsioonide arvukusega, et kui me vaatame suurulukite statistikat, siis valdavalt kõige sagedasem loom on metskits. Kuskil 80% ulatuses kõigist teadetest on sellised teated, kus on teatatud metskitsest. Ja teisel kohal siis on põder võrdselt enam-vähem metsseaga, et see jääb sinna kuhugile 10% kanti ja teisi on juba oluliselt vähem. Juhul kui peakski loomaga kokkupõrge toimuma, mida peaks siis tegema? Mina soovitaksin esmalt olla kõigepealt veendunud selles, et nii enda kui kaasreisijate tervis ei ole miskit pidi ohus ja kui ikkagi on mingisugune vigastuse ilming või oht tervisele, siis kõigepealt pöörduda hädaabitelefonile ja kutsuda abi endale. Aga kui inimeste tervis ohus ei ole ja kõik on terved, aga loom on teel viga saanud või hukkunud, siis tegelikult tulebki helistada sellel samal Keskkonnainspektsiooni valvetelefoni numbril 1313 ja teatada siis suuruluki õnnetusest. Keskkonnainspektsiooni valvetelefoni haldab häirekeskus ja häirekeskusest juba siis teatatakse edasi antud jahipiirkonna esindajale toimunud õnnetusest ja jahiselts siis korraldab selle uluki teelt teisaldamise ja kui on vajadus, siis ka paraku selle vigastatud looma hukkamise korraldab antud piirkonna jahiselts. Aare Veetsman sõnas, et väljakutseid nende suunas aeg-ajalt ikka tuleb. Valvetelefon, kui 1313 helistatakse, siis nemad helistavad meile jahipiirkondade kaupa suuruluki suhtes ja me korjame need asjad üles ära, aga väike uluk on, see ei puutu sinna ja neid tegelikult, olgem ausad, kui me tee peal sõidame, siis vaadake, kui palju me näeme neid kährikuid ja rebaseid ja ütleme mõnikord nugist või tuhkrut ja igasuguseid selliseid loomi, et ma täna, kui Tallinna maanteedki sõitsin, siis hommiku jooksul ma nägin vähemalt 4 kährikut, mis oli jäänud auto all. Teetel sõites tasub silma hoida eriti terav, kui peaks tee ristuma jõe või muu looduslike aladega. Villu Lükk.
no mina soovitaksin küll olla tähelepanelik kõigil teedel ja ennekõike sellistel teedel, mis siis kulgevad läbi looduslike alade, kus on metsasemaid lõike, kus on ristumised jõgedega, et jah, statistika küll näitab, et neid õnnetusi juhtub suurema liiklusega maanteedel rohkem, aga see on tingitud kindlasti sellest, et nendel maanteedel liigubki autosid rohkem ja seetõttu õnnetuse tekkimise tõenäosus on suurem, kui uluk võib teele tulla igal pool ja ikkagi on juhi kohustus siis sellega arvestada kõikjal. Seda, et ajujahi tegevus ning sellega kaasnevalt põgenevad loomad peaks tulema suuremate asulate teede ligi, ei pea kartma. Jahitegevusega on nüüd lood sedaviisi, et üldjuhul kütiliine ja jahitegevust üleüldse suure liiklussagedusega maanteedel ei korraldata. Just nimelt ohutusest lähtuvalt, et tavaliselt need jahipidamised ja kütiliini moodustamised on siis kuskil väiksemate maanteede ääres ja jahikorraldaja ise peab olema veendunud selles, et seal mingisugust ohtu ei teki. Tavaline praktika on see, et mingisugust märgistust välja ei panda selleks, et jahimehed, kütid ise peavad siis olema veendunud selles, et see ohutus on igatpidi tagatud, kui seda jahti seal tee ääres peetakse. Aga juhile võib muidugi soovitada seda, et kui nüüd sellisesse piirkonda satutakse autosõidul, kus see küttimistegevus parasjagu on käimas, et lihtsalt siis aeglustada sõidukiirust ja arvestada selle võimalusega, et teele võib ootamatult loom sattuda ja see ongi põhiline soovitus, et olla tähelepanelik ikkagi kõigis olukordades. Kui metsas sügisel matkates aga satudki jahi keskele, siis tasub esmalt uuridagi jahimeeste käest, et mida ja kuidas peaks käituma. Kui on kuskil märgata, et kütiliin on, siis kindlasti tasub ju jahimeestega rääkida kohe, et kes seal kütiliinis on, et kas tohib edasi liikuda või kas on mingisugust ohtu tulest, et jahimehed kindlasti annavad informatsiooni, et ei tasu hakata kuskile tormama või ennast kuhugi põõsa taha peitma, et parem on olla nähtav ja suhelda jahimeestega. Elu peab käima, kui jahimehed metsas on, siis ka sinna peavad mahtuma nii marjalised, seenelised ja kõik puhkajad, me peame kõik mahtuma ära sinna ja see on omavaheline suhtlemine, seal ei ole midagi silmas. Kõige esmane asi on suhelda. Siis ei juhtu mitte midagi ja siis on mõlemale poolele asi arusaadav ja ei ole ka mingit ohtu. Nii et Põlvamaa metsadesse mahuvad kõik vajadusel ära, kes soovivad, nii kitsed, põdrad, jahimehed, marjulised kui ka üksikud ilvesed, ega ka hundijälgedeta sel talvel lumi jää. Selline aga saigi meie viimane Päevalüliti saade. Saadete kordsi võib kuulata täna peale kella 5 uudiseid. Kõiki meie varasemalt tehtud saateid on võimalik järelkuulamiseks leida meie Facebooki lehelt Uued tuuled Martas. Tänan kuulamast, mina olen endiselt Priit Pokk. Päevalüliti. Lülitume teemasse.